Et andke oma koerale parem elu, parem võimalus elus hakkama saada, aidake teda selle juures, et te muudate selle kooselu koeraga palju paremaks. Selline näebki või jalu? Jaa, ma saan aru. See on tavaline, aga me saame selle korda, et ma ei näe muret selle mõtte. Tere tulemast kõigile sotsiaalse jalutamise esimesse teooriatundi. Okei, I will go. Ida. Väga hea. Just annab talle idee, et tasub tulla, saab midagi head. Oti. Tubli. Oti. Täna on meil 3. teooriatund, milles me läheme siis natukene sinna poole, et vaatame, kus meil need kitsaskohad on jalutamisel, võib-olla mida me saame enda käitumist paremaks muuta. Ehk siis, kui me kasutame seda näiteks fleksit vahepeal, siis koer kohe tunneb seda pingetele enda peale, et aha, rihm on pingul, järelikult vahetame, mis rihm on, pingul on õige olukord. Nagu valgusveeb kitsastuga hoida seda rihma võdvana võimalikult palju, et mitte ebaselgust. Fleksi tekitab samamoodi ebaselgust. Aga see biotsaanistel, mis ei määrdu, on ventrikav, on väga hea, mis on ka väga koht. Ja tõesti, katsuge leida pikkusega 5 meetrit, 15, 20, me leiame selle sobiva vahe. Ja see on see raske koht, mida meil tihti ei ole võimalik teha. Kuidas harjutada möödumist aiast, kus on auku ja kardle koer, kutsumised ei toimi, koer vormas kohe lahingusse, aitab ainult ära tirimine. Näiteks ütleme, et näiteks see on praegu siin 40 meetri peal on see ala, kus koer teab, et aha, siin on see teine koer, ma siin juba natukene reageerin. Aga suur tänu, täna oli nii põnev loeng, seda peab mitu kohta vaatama üle. Aitäh! Jaa, kõiki saab järgi vaadata. Iga loeng ka põnev. On küll, jaa, küll. Tere tulemast siis kõigile osalema, vaatama 4. teooriatundi. Aga lisaks teile märkidele tuleb arvestada ka selle üldise koera käitumisega. Milline on minu koer, kas need tavaolukordades, aga lihtsalt igapäevaselt ütleme siis nii. Ehk siis esimene asi on see, et selle viskamise mängu oleme meie tegelikult koertele välja mõelnud. Nüüd me vaatame videot, mida me tegelikult vaatasime juba esimesel tunnil. Kindlasti ei saa me alahinnata seda puhkust ja und. Ma tean, et inimesed on ka väga selle puuri pooldajad, osad kasvatajad ütlevad, koeraga kohtab puur osta, muidu ei saa koera pidadagi. No, ma ei hakka midagi ütlema selle kohta, aga aimate, mida ma sellest arvan. Nii et tere tulemast meie viimasesse 5. teooriatundi. Aga kui me saavutame selle, et meie koer suudab stressist välja tulla ja just nimelt tema see üldine stressitase on madal, kogu see nii-öelda
päeva või ütleme elu jooksul see olev, see stressitase on madal, siis see stressitase isegi kui ta korraks tõuseb, seda läheb väga kiiresti alla. Väga palju on seda arvamust, et ei, see ei ole piisav, ma pean tegema korraga seda. Oi, mul on veel üks päev vaba, ma lähen teile seda ka. Ja siis koer on nädala lõpuks ärevuses ja siis läheb jälle uuesti. Et siinkohal ma kindlasti ütlen teile, sellisel juhul võtke see stress maha, kui koeral on selle stressi ärevusega. Nii, aga tänud veel kord ja kõike head teile ja head jalutamist.